Hei patronid, ma otsustasin, et see kuu ehk siis märtsikuu tuleb teile workout video kõhulihastele ehk siis üks kavades, mida sa võiksid kasutada igapäevaselt oma elus. See võtab, ma arvan, umbes 5 minutit, võib-olla 7, mitte rohkem, et su kõht saaks tugevamaks. Naudi! Esimeseks harjutuseks mine sellili. Hoia jalad koos, käed keha kõrval. Hinga sisse ja tõsta jalad 15 sentimas lahti keha ja asendis hoia hinge kinni. Hoia lõuk rinna pool. Hoia veel 3, 2 ja 1. Hinga välja, lõdvesta keha maha. Hinga sisse sügavalt ja hinga välja sügavalt. Ja nüüd teist korda ka. Hinga sisse, tõsta keha. Hoia kõht tugev, alaselg peaks olema kuumäär, lõuk rinna pool, hoia veel 2, 1 ja hinga välja, lõdvesta maha. 1 sügav sisse hingamine puhkuseks, 1 sügav välja hingamine ja 3. kord. Hinga sisse ja tõsta keha, jalad, hoia käed suunaga ettepoole, 2, 1 ja välja hingamisega lõdvesta. Hinga sügavalt sisse, sügavalt välja, puhka maas, lõdvesta keha, jalad eemal, käed eemal, lase vabaks. Teiseks harjutuseks sul läheb vaja raamatut või klotsi, kui sul klotsi olemas. Ma kasutan raamatut. Mine sellili ja kõverda põlved, jälgi, et su kaal oleks pikk, säti alaselg ilusti maha ja pane klots või raamat siis põlvede vahele ja suru see kokku. Käed keha kõrval, hinga sisse, tõsta põlved täisnurga alla, kõverdatud põlved ka täisnurga all ja hinga välja, tõsta üla keha, hoia lõuk rinna pool. Asendis sa hingad sisse ja välja. Sisse ja välja. Ja veel. Ja välja hingamisega lõdvesta. Puhka 3 hingamist maas. Suljuvalt hingad sisse. Suljuvalt välja. Sisse. Välja. 1 kord veel sisse. Ja välja ja teist korda jätkame harjutusega koos sisse hingamisega tõsta põlved, välja hingamisega tõsta keha, hinga asendis 5, 4, 3, 2, 1 ja hinga välja, lõdvesta maha. 1 ring veel ees, praegu puhka maas, hinga sisse ja hinga välja. Üks kord veel sisse ja välja. Ja ole valmis viimaseks ringiks, hinga sisse tõsta põlved, hinga välja keha, lõuk rinna pool, hinga asendis sisse välja. Sisse välja, aktiveeri kõht rohkem, püüa olla kõrgem ülakehaga ja välja hingamisega lõdvesta ennast maha. Võid raamatud või klotsi kõrvale panna ja lihtsalt puhka mõned hingamised Shavassanas sellili. Järgmine harjutus on plangus, ehk siis tule sujuvalt põlvedele. Säti oma käed, sa võid mõõta laiust, kui laial peaksid olema künanukid täpselt õlgade all. Pane peopesed maha, siruta põlved ja astu planku. Ja plangus hoia kõht aktiivsena, häbemelusuna ette ja harjutusena liigume ettepoole varvastest ja lükkame ennast tagasi planku. Hingad välja, liigud ette, hingad sisse, liigud taha ja 4. kord ja taha. Hingad välja ette, hingad sisse, taha. Hingad välja ette, hingad sisse, taha. Kõht tugev, jälgi, et puusad ei tõuseks kõrgemale ja jälgi, et sa ei jääks nõgusaks oma alaseljast. Veel mõned korrad.
hingad välja ette, hingad sisse taha. Ja nüüd lihtsalt liigu, venita veits õlgu, liigu puusadega taha ja lõdvesta beebi asendis. Ja teise harjutusena tuleb meil natukene teistmoodi variatsioon, aga töötame ka plangust. 3 hingamispuhkad siin ja kui oled valmis, jälle liigud künanukkidele ja planku. Jälle jälgi künanukid õlad ühel joonel. Hinga sisse ja tõsta oma parem jalg maast lahti, lükka vasak kand taha ja lihtsalt hoia see asend 5 hingamist. Kõht on tugev. Kui sul on raske, lase üks põlv maha, aga hoia kõht ikkagi aktiivsena. Püsime veel natukene, kaal loomulik ja nüüd ole valmis vaheta jalg. Vasak jalg on tõstetud, hingad sujuvalt sisse, sujuvalt välja, jalalaba tõstetud, jalalaba on loomulik. Jälle aktiveeri koor, aktiveeri kõht, nii palju kui võimalik. Ja välja hingamisega lase põlved maha ja jälle venita käed natukene siin, suru õlad eemale kõrvadest. Ja välja hingamisega liigu beebi asendisse, jäta otsmik maha, käed keha kõrval, lõdvesta õlad. Kui sul on raske, võid toetada käed otsmiku alla, kui siin on ebamugav olla. Ja järgmise harjutusena tule künanukkidele jälle planku ja kõige parem astuda jalad kokku. Kui hingad välja, tõsta oma parem põlv parema õla poole ja siis vasak ja jälle parem ja vasak. Ja sa hingad välja, kui tõstad jalga, hingad sisse, kui paned jalg tagasi, välja ja astud, välja ja astud, parem ja astud, vasak ja astud. Kokku tegime 10 ja jälle liigud, venitad natukene õlgu ja liigud beebi asendisse, kui oled valmis. Beebi asendis tee 3 sügavat sisse, 3 sügavat välja hingamist, lõdvesta ülakeha. Kui sa soovid, sa võid alati korrata ja teha mitu ringi, kui sul on aega. Ja viimane, me jääme selili ja ma pakun sulle mitu käte asendit, me teeme jalatõsted. Esimene asend on käed keha kõrval, teine on kõige raskem variatsioon, võtad künanukkidest kinni ja viid käed üle pea ja 3. kõige lihtsam, toetad käed ismiku alla. Kui sa tunned, et sa vajad seljale toetust, see on kõige parem variatsioon. Mina teen klassikalist variatsiooni, käed keha kõrval, kael pikk, jalad koos, tõsta parem jalg ülesse ja siis lase jalg alla. Ja harjutuse ajal jälgi, et jalg ei tõuseks rohkem kui 90 kraadi ja aktiveeri oma kõhtjalgi, et kõht suruks alaselga maha. Ehk siis sa püüad võimalikult kaua olla seljaga maas, hingad välja, tõstad jalga, hingad sisse, lase jalg alla. Ja tütame parema jalaga kokku 10 korda. Hingad välja, tõstad, hingad sisse, lase jalg põrandale tagasi. Ja vasak jalg kohe jätkab, hingad välja, tõstad, hingad sisse, jalg maha, välja, tõstad, sisse, jalg maha. Kusjuures, kui sa tunned, et sul on raske sirget jalga üles viia, kõik, mida sa võid teha, lihtsalt üles liikudes kõverda natukene põlv ja alla liikudes siruta see sirgeks tagasi. Välja hingamine tõstad, sisse hingamisega alla. Ja nüüd ma kohe jätkan 2 jalga korraga. Hingad välja, tõstad 2 jalga korraga ülesse, hingad sisse, alla, hingad välja, tõstad, sisse, alla. Alla sa päriselt ei tule, ehk siis päris maha ei pane. Jälgi, et su kõht oleks aktiivne ja tugev ja alaselg siin, kui jalad liiguvad koos, oleks täiesti põrandal.
väljahingamisega tõstad, sissehingamisega lased alla. Ja nüüd lase jalad 45 kraadi alla, vii käed sõrmseongusse kuklale ja vii künanukid näo poole, tõsta üle keha, hoia kokku 5 hingamist. Natukene veel on jäänud, kõht tugev, jalad 45 kraadi all ja hinga välja lõdvesta ja selili puhkama Shavasanasse. Aitäh sulle praktika eest, aitäh, et ikkagi leidsid enda jaoks aega ja toetad minu Patreoni. Ma väga loodan, et sa jätkad mind toetama ja jätkad joogatamist. Siin ma lihtsalt venitan jalgu ja aitäh sulle veel kord. Tšau!